tere! Ma pole nii ammu tegelikult mingit kommentaari videot teinud ja ma olen enamus ajast see koolinädal tegelenud paljude töödega ja ma ei ole väga soovinud teha 10-minutiliseid videoid. Nii et ma olen teinud selliseid lühemaid videosid, näiteks 5 minutit ja niimoodi või siis 1 või üle. Saate aru, mida ma mõtlen, lühikesed videod. Nii et jah, täna siis vaatame sellist 3 lifehacki. Ma proovin mõnda ka päris elus järgi teha, kui õnnestub. Ma ei saa midagi lubada. Aga igatahes hüppame lihtsalt videosse. Joo rahvas siin Screaming Game. Tore. Jälle keegi, kes arvab, et niimoodi on korralik alustada videot, kui nad ütlevad joo rahvas. See on nii cringe, see on nagu lihtsalt iga mingi Eesti YouTube'i geimer või ma ei tea, väiksem laps ever. Ja täna ma näitan teile oma sõbraga 3 lifehacki. Ja mõned neist võivad olla väga kasulikud. Jeesus, tema sõber tahtis ainult, et teda oleks kaameral näha ja ta lihtsalt slämmita maha nagu ei, sina istu oma koha peal. Sina ei ründa minu videot siin niimoodi. Isegi kui ma teen videot koos sinuga, sa ei tule minu videole niimoodi tegema. Alustame. Esimene on siis kui Ja ma saan aru, kui sul nagu jookseb mõte kokku ja sa ei saa rääkida, aga miks seda vaikust sisse jätta? Miks lihtsalt mitte välja lõigata seda? Ma sellest küll enam aru ei saa. Mul on vahepeal ka niimoodi muidugi ma katen välja, aga näiteks ma jään ka mõtlema niimoodi ja siis ma natuke kokutan. Nagu ikkagi mina katen välja selle, aga ma ei jäta videosse seda, kuidas ma kokutan. Kui näiteks sul on näpud rasvases, oleks just krõpsusõnud, siis on vaja oma telefoni, kui tahate midagi teha, siis võtate lihtsalt patarei, võtate selle otsa, mitte selle, vaid selle, ja siis te saate minna ükstapuha kuhu, näiteks mängime ühte mängu. Jaa, okei, ei. Mina ei hakka mingi selle magnetiga. Ma ei hakka mingi patareiga oma telefoni näppima, kuna see, ma ei tea, tundub kuidagi ebaohtlik või see tundub kuidagi mitte väga asi, mida sa tahaksid teha. Sorry, ma ei oska rääkida, ma lihtsalt ei oska muud moodi seda öelda. Nagu tõsiselt, see magnet ja su telefoni ekraan, see minu arust ei lähe hästi kokku, kuigi ma ei tea midagi, ma ei hakka seda testima igaks juhuks. Igatahes teine on siis see, et sul on vaja oma hambaharja. Näiteks kui sul pole hambaharjahoidjat. Jaa, mul ei ole hambaharjahoidjat, ma kuulan edasi. Sa võtad, sul on vaja enda hambaharja ja siis seda pesulõksu. Võtad pesulõksu, paned selle niimoodi, paned selle niimoodi ja siis paned siia niimoodi maha, et see seisab siin. Ja siis see on nagu niimoodi, sa saad hoida oma hambaharja. Ja saategi iga päev kasutada. Ja. Vägagi kasulik. Ja siis lähme viimase juurde. Ma leidsin päris kahtlase pesulõksu. Ma ei tea, see oli lihtsalt selle pesuresti küljes, see oli ainuke, mis seal oli. Nii et mul ei olnud muud valikut, mul ei ole emaga kodus, et ta saaks öelda, kus ta hoiab neid pesulõkse. Ma panin tähele, mul on sama hambari, mis tal vist, ma ei tea, tundub nagu sama need valged jooned, aga keda see huvitab, ma ei tea. Ja ma tegin seda, mida ta soovis, aga sellepärast, et mul on nii kahtlane pesulõks, siis ma ei saanud sellega väga palju teha. See ei jäänud hästi püsti, kuna tal oli rohkem koormust ühel poolel, füüsika. Ja ma üritasin teda siis panna näiteks kuidagi seina vastu ja siis ma üritasin, nagu praegu on näha, ma üritasin gitarri külge panna, äkki töötab.
ja siis ma otsustasin, et ma panen ta lihtsalt selle oma laua sellise tagumise seina külge rippuma. Muidugi ta ei jäänud sinna, kuna see oleks päris kahtlane. Lifehack on siis erilisem kui teised, sellepärast et seda ei ole kuskil tehtud, aga me ise mõtlesime selle välja, nii et let's do this! Isegi kui sa mõtlesid selle ise välja, on päris suur võimalus, et keegi teine on seda ammu juba teinud. Ja ma olen üsna kindel, et ongi. Et see on siis, see saab näiteks Pringlesi krõpsuriga teha. See on nagu siuke põhimõtteliselt prank, et näiteks sõber ostis Pringlesid on ju, ja siis Springlesid. Need on Pringlesid. Nojah. Okei, ma näen paar asja, mis siin sellega valesti on. Esiteks, see ei ole lifehack, see on prank, nagu ta just ise ütles. Ja teiseks, nad vaidlevad, kas seda nimetatakse Springlesiteks või Pringlesiteks. Ja lihtsalt, Pringlesid ja Springlesid. Jesus Christ. Igatahes sõber ostis Pringleseid või neid Springleseid suva. Ja siis sõber tahab, et sa hoiaksid neid. Siis ta läheb näiteks kuskil vetsu ja sa saad nii teha. Kellel on pakk Pringleseid käes ja siis läheb vetsu täiesti lampi ja annab oma sõbrale seda hoida, nagu miks sa lihtsalt mingi laua peale ei pane. Ma saaks aru, kui väljas nagu mingi õues poes kuskil, aga ikkagi lihtsalt hoia mu Pringlesi känni, ma lähen teen piss, very good. Okei, siis tuleb tagasi ja saab pränki, ei no väga tore, sõber on ikka. Ja sa saad nii teha, võtad näiteks, kui sa oled salajavõttu niimoodi, et ta ei paneks tähelegi. Ma saan aru et tal võib nagu väga isu olla, aga miks sa lihtsalt enda pakki siis ei osta? Kui sa juba nii väga tahad, miks sa tõesti ei osta lihtsalt uute pakki enda jaoks? Või siis ootad ära, kuni ta teeb piss, very good ja küsid tema käest nagu normaalne inimene, mitte ei varasta tema käest. Siis tundub nagu kõik saaksid aru, on ju. Teed lahti. Nii. Sööd ära ühe. Amps, aga ma ei hakka pärast sööma rahva ees. Opa, siin on jälle see rahva ees asi. Nagu, kas ta arvab, et ta räägib terve Eesti rahvaga? Lihtsalt ma kujutan ette, väike poiss on selle lauluväljakul seal kõige keskel, ma teed, kõik vaatavad teda ja siis ta lihtsalt räägib seal mikrofonis, et sa lihtsalt võtad selle paki lahti ja siis sa võtad selle Springlesi ja siis teed amps, aga ma ei hakka rahva ees seda tegema. Kuna terve Eestimaa rahvas vaatab, kuidas tema praegu oleks peaaegu söönud Pringlesi või tema sõnul Springlesi. Siis võtad selle kaane, ärge selle ära visake ja võtke see ka. Need kahte vaja. Siis võtate selle, panete selle niimoodi nagu siia sisse. Põhimõtteliselt vahetas niimoodi. Ja siis väljaspoolt näeb väljas nagu niimoodi. Ja siis paned selle tagasi selle peale ja tundub nagu seda poleks keegi avanudki. Jälle, ma leidsin ühe probleemi sellega. See võib tunduda nagu keegi poleks avanud, aga kohe sellel hetkel, kui see inimene selle lahti võtab, ta paneb tähele, et see kile või see junniki seal peal on nagu maha tõmmatud ja see on lahti. Sa ei saa lihtsalt niimoodi pränki teha, kui sind avastatakse või ma ei tea, kuidas isegi pränk on. Kas see inimene, kellelt sa varastasid, jääb siis lollilt mõtlema, oi, ma olin nii rumal, ma arvasin, et see pakend oli uus, aga ta võttis ühe selle krõpsutüki sealt seest ära. Oi, milline pränk, nüüd ma tunnen ennast küll päris rumalana. Ja see rahvas oli tänaseks kõik. See oli tänaseks. Mina ei editinud seda katti seal lõpus, see lihtsalt lõppeski niimoodi, et aitäh vaatamast või midagi ja siis oligi lihtsalt plõks ja läinud. Ma ei tea, kes selle editimisega töötas, igatahes
vaikseid hetki nad välja ei lõiganud, aga seda küll lõikasid, kui oli oluline nagu lõpu outro või midagi sarnast. aga igatahes kokkuvõttes täna me õppisime ühe prängi ja 2 seda lifehacki. Need lifehackid ei olnud isegi nii spetsiaalsed, aga ma jäängi kasutama nüüd seda pagana hambaharja riputamiskohta. Ma panin selle rippuma sinna vannitoa selle kardina puu külge. Nii et jah, aitäh vaatamast ja nautige oma päeva edasi, aga enne ma tahtsin öelda ka seda, et aitäh 200 tellija eest. Ma just tegin nagu 150 tellija oma, aga noh, ma ei expectnud, et kohe nii kähku saan juba 200. Nii et aitäh. Suured tänud tõesti nagu aitäh ei ole piisavad, suured tänud. Ja kõik need ilusad kommentaarid, kus te komplimenteerite või midagi sarnast. See on lihtsalt, see on nii tore lugeda neid. Nii et aitäh selle eest. Nii et kui teile meeldis, pange like ja kui teile väga meeldis, siis tellige. Kui teile üldse meeldid, siis pange dislike, või väga ei huvita dislike'id, aga noh. Nii et aitäh vaatamast ja head aega. Thank you.